Nektara roheline lipp, aga mis on selle taga? Ärimehed naeratavad, kasum aina kasvab, maavarad kaovad, loodus jääb vaeseks, rohepöörde varjus käib mäng, mis on kahtlane ja kahetsusväärne. Rohepööre kõlab kui päästeplaan, kuid sügavamal peidus on hoopis teine plaan. Taastuvenergia nõuab metalle, haruldasi kobolt ja liitium. Hinnad aina kasvavad, kaevandused laienevad, loodus kannatab, kohalikud kogukonnad häält ei saa. Hiina turgu valitseb, toormed nende käes, Euroopa sõltuvuses, kas see ongi pääs? Kriitilised materjalid, nimekiri pikk, kuid keskkonnakahjudest ei räägi keegi sõnagi. Roheline lipp, aga mis on selle taga? Ärimehed naeratavad, kasum aina kasvab, maavarad kaovad, loodus jääb vaeseks, rohepöörde varjus käib mäng, mis on kahtlane ja kahetsusväärne. Elektriautod teedel puhas tulevik, aga aku sees peitub looduse valu ja piin. Kaevandustes lapsed töötavad päevast päeva, Kongos kobalt voolab, inimõigused jäävad. Roheline ringri ja tuulikud ja päike, kuid nende tootmiseks vajab metalle räigelt. Maavarade kaevandamine jätab armid maale, kas see on hind, mida maksame puhtale taevale? Rohepööre vajab läbipaistvust ja hoolt, et tulevik oleks toinsti roheline ja aus. Roheline lipp, aga mis on selle taga? Ärimehed naeratavad, kasum aina kasvab, maavarad kaovad, loodus jääb vaeseks, rohepöörde varjus käib mäng, mis on kahtlane ja kahetsusväärne. Eesti metsad langetatakse, puit läheb teele, roheenergia sildi all valetatakse meile. Kiirmood toodab tonne tekstiilijäätmeid, prügimäed kasvavad, keskkond jääb hätta, majandus kas lõputu, muinasjutt meile, kuid planeet on piiratud, ressursid saavad täis. Rohepööre piiks olema tasakaalus ja õiglane, mitte ärimudel, mis loodust hävitab salaja. Kutsun üles mõtlema, mis on tõeline rohe, et tulevik oleks helge, mitte lihtsalt riigihärrade ärita. Roheline lipp, aga mis on selle taga? Ärimehed naeratavad, kasum aina kasvab, maavarad kaovad, loodus jääb vaeseks, rohepöörde varjus käib mäng, mis on kahtlane ja kahetsusväärne. On aeg nõuda muutust, läbipaistvust teolt, et rohepööre oleks, mis ta olema peaks. Investeeringud tehku hääd, mitte kahju, et tulevikus saaksime hingata vabalt. Tehnoloogia areng peab olema vastutav, et iga samm edasi oleks toisti kasulik. Kutsun üles kõiki silmi avama, et rohepööre oleks tõeline ja kestev. Kus saame luua maailma, mis on puhas ja hea, kus loodus ja inimene elavad harmoonias. Roheline lipp, aga mis on selle taga? Ärimehed naeratavad, kasum aina kasvab, maavarad kaovad, loodus jääb vaeseks, rohepöörde varjus käib mäng, mis on kahtlane ja kahetsusväärne.